Tere ilusad neljapäeva jalgpallisõbrad! Tänaseks kuupäevaks on 18. mai ning vaatame koos, mida põnevat toimub hetkel jalgpalli maailmas. Eestis peetaval jalgpalli naiste U17 EM-finaalturniiril sai Eesti koondis kolmapäeval oma teise kaotuse, kui Kadrioru staadionil jäädi alla valitsevale Euroopa meistrile Saksamaale 0-5. Eesti on mõlemad seni peetud mängud kaotanud ning turniir lõpeb eestlannade jaoks laupäeval A. Le Coq Arenal toimuva mänguga Hispaania vastu. Tartu Tammeka jalgpalliklubi teatas kolmapäeval, et 27-aastase poolkaitsja Tanel Langi hooaeg on põlvevigastuse tõttu kahjuks lõppenud. Lang vigastas põlve 7. mail toimunud kohtumises Tallinna Kaleviga, kus ta põrkus õnnetult kokku Taavi Jürisooga. Seejuures mängis Lang pärast avapoolaja kokkupõrget edasi ning tema kohtumine lõppes alles 87. minutil, kui mees väljakult longates ära tuli. Tartu esindusklubi üks põhimängijatest jõudis tänavu Premium-liigas platsile 10 mängus. Poolkaitse arvele jäi 1 värav ning 1 resultatiivne sööt. Tammeka hoiab ise Premium-liigas eelviimast kohta 8 punktiga. Jalgpalli meistrite liiga teise poolfinaali korduskohtumises alistas Manchester City koduväljakul tiitlikaitsja Madridi Reali 4-0 ja pääses koondskooriga 5-1 finaali. City otsustas kordusmängu saatuse suuresti juba avapoolajal, mis võideti väga muljetavaldava esituse järel 2-0. Mõlemad väravad lõi Bernardo Silva. City kolmanda värava, mis võttis pinged lõplikult maha, lõi Manuel Akanji peaga 76. minutil. Kuna pall lendas võrku Eder Militaost, läks tabamus kirja kui Real Madridi oma värav. Suurepärase eeltöö tegi taas Kevin De Bruyne, kes saatis karistusalasse täpse tsenderduse. Lõppseisu vormistas vahetusmees Julian Alvarez 90. minutil, kes realiseeris väravaks teise vahetusmehe Phil Fodeni täpse söödu. Inglise klubi läheb finaalis nüüd vastamisi Milano Interiga, kes sai 2 mängu kokkuvõttes 3-0 jagu AC Milanist. Inglismaa kõrgliiga klubi Brentfordi ning riigi rahvuskoondise ründajale Ivan Tonile määrati kihlveoreeglite rikkumise tõttu 8 kuu pikkune võistluskeeld. Vahemikus 25. veebruar 2017 kuni 23. jaanuar 2021 süüdistati Brentfordi ründajad 262 korral Inglismaa jalgpalliliidu reeglite rikkumises. Jalgpalliliit eemaldas neist 30 ja mängija võttis omaks 232 süüdistust, teatas riigi alaliit kolmapäeval. 27-aastane Tony on sel hooajal Inglismaa kõrgliigas 33 mänguga löönud 20 väravat ning hea vorm tõi talle tänavu ka esimese koondise mängu, kui ründaja debuteeris 26. märtsil EM-valikmängus Ukraina vastu. Tony võistluskeeld tähendab, et ta ei või klubi ega koondise eest väljakule joosta enne 2024. aasta 16. jaanuarit. Küll saab ta alates septembri keskpaigast naasta klubi treeningutele. Kas Julian Alvarezist või Lautaro Martinezist saab ajaloos alles 10. mängija, kes on võitnud samal hooajal nii MM-i kui ka karika mõnes Euroopa sarjas? City oli meist palju parem, seega palju õnne neile. Tuleme tagasi tugevamana ja töötame selle nimel, et olla peagi mõnes järgmises finaalis, sõnas Dani Carvajal pärast eilset kaotusmängu Manchester Cityle meistrite liigas. Kuigi Carlo Ancelotti hetkene leping Real Madridiga lõpeb 2024. aastal, siis soovib mees ise igastahes klubiga jätkata. Mitte keegi ei kahtle minus. Klubi president oli 15 päeva tagasi oma öeldus väga selge. Järgmisel hooajal olen siin, et võidelda taas meistrite liiga tiitli nimel, ütles Ancelotti intervjuus. Liverpooli jalgpalliklubi kinnitas, et suvel lahkuvad nende meeskonnast James Milner, Roberto Firmino, Naby Keita ja Alex Oxlade-Chamberlain. Kõigi 4 mängija leping saab läbi tänavuse hooajaga. Lahkuv 4 kuulus Liverpooli, kui klubi tuli 2019. aastal meistrite liiga võitjaks ja 2020. aastal Inglise meistriks. Liverpool austab kõiki 4 mängija Premier League'i viimases kodumängus, mis peetakse sel laupäeval Aston Villaga. Aitäh, et vaatasid ära Corner TV järjekordse episoodi. Loodame värskete uudistega tagasi olla juba homme.
Kui sulle meeldib see, mida me siin teeme, siis palun ole nii hea ja viska meie videole like ning jäta ka mõni kommentaar. Muidugi ei pane me kätt ette, kui soovite ka lausa subscribe ida. Jälle nägemiseni!